Tere tulemast kuulama või vaatama Hitijahi podcasti 7. episoodi. Minu nimi on Egert, minuga koos on siin Mikk ja täna, 8. juunil räägime esimese ringi tulemustest ja ennustame teise ringi võitjaid. Tere tulemast tagasi kuulama vaatama meie järjekordset episoodi. Number on siis meil 7 täna ja tänast saadet alustame eriti põnevalt. Nimelt, Egert? Nimelt täname BC Kalev Cramo korvpallimeeskonda, kes on meile väljaloosimiseks andnud selle game'i just ehk siis mängus kasutatud Maurice Kempi korvpallisärgi. Kuna Maurice Kemp oli Pahv Eesti-Läti korvpalliliiga finaalturniiri MVP, siis särgi võitmiseks tuleb teile ennustada, kes võidab NBA Finals MVP. Õigesti vastannute vahel loosime välja finaalis kantud siis Maurice Kempi särgi. Ja vastuseid võib panna meie postituse alla Facebooki grupi Hitijaht ja võib ka YouTube'i kommentaaridesse panna, kõik lähevad arvesse ja loosimine toimub siis, kui seda vaja läheb, lõpuks selle postituse all. Ja peale siis NBA finaali, kui on selgunud, kes siis võidab tänase aasta. Ja lisaks on teil erakordne võimalus soetada endale tükike BC Kalev Cramo ajaloost. Meeskonna toetamiseks tulevad müüki nii kuldse 2021 hooaja kui ka eelmise pooleli jäänud hooaja mängusärgid ning pallid. Lisaks varustusele on võimalik osta kalendreid, maske ja autogrammiga pilte. Rohkema info saamiseks ja Kalevi tegemistega kursis olemiseks followiga nende Instagrami BC Kalev Cramo. Kusjuures mul väga ilus särk on, ma pean tunnistama, et isegi mõtlesin omale, kui sa siin lugesid ette kogu info, et peaks omalegi soetama. No tee ennustus, vaata. Ma annan täna palju vihjeid, kelle poolt võiks ennustada. Vaatame, kas mõni nendest meestest, kindlasti see nimi täna jookseb ka läbi, kes tuleb Finals MVP-ks, aga esmalt alustame saadet sellega, et vaatame üle, kuidas esimeses ringis läks ja kuidas me ennustused läksid pihta. Ja. Alustan kohe Ida-konverentsist ja tulen välja ehk siis Ida esimesega, kes siis võitis põhjooja ehk siis Sixersiga. Sixersi ja Washingtoni match-upi võitis siis Sixers teadupärast väikese... Nii nagu me arvasime. Väikese ütleme siis Embiidi probleemiga, injury probleemiga 4-1 ehk siis üks mäng läks ikkagi kaotsi ja... Mis sa arvad, kuidas kokku võtta Wizardsi hooaega? Kas nad võisid rahule jääda sellega, et hooaeg... Arvestades algust küll, jah. Kulgis niimoodi tegelikult, jah. Me tahtsin tegelikult sinna sama kohta jõuda, et kui nad alustasid tegelikult 20 mängust, oli seal 3-4 võitu ainult ja sellest lähtuvalt tegelikult jõuda lõpuks play-offi välja. Võtta üks mäng isegi, mina ei uskunud. Nagu mu ennustus oli 4-0, mina ei uskunud, et nad võtavad ühtegi mängu ja suht napilt. See mäng tegelikult, mille nad ära võtsid, nad olid ka ikkagi kaotusseisus enamus mängu. Oleks võinud vabalt 4-0 lõppeda ja punkti saada siit, aga Aga fännidele selles mõttes on ju väikenegi lohutus kogu selle, kas nüüd ei saa öelda just piinariku hooaja peale, sest algus oli väga nukker, aga lõpp tegelikult nagu, ma usun, läks Wizardsi jaoks paremini, kui tegelikult isegi, kui nad isegi alguses ootasid, ütleme sõbrapäeval oli seis kehva, aga jagame punktid ära. Vaatame siis üle, kes siis kuidas ennustas. Näen tegelikult, et sa panid puhtas sviibi siia isegi. Ja ma räägin tööõnnetus. Isegi Sixersile, aga võtan auga siit 1 punkti endale, 4-1. Nii oli ka ennustus, nii ka jäi. Hästi tehtud, Mikk. No, aga liigume edasi, vaatame edasi, kuidas sinu suur lemmik ja vaatan, sa oled omale uhke pusa täna selga pannud. Hardeni toetuseks, jah, täna mängija, mitte meeskonna toetuseks olen täna ennast riietunud ja Harden väljas nüüd küll on, aga Celticsi vastu seeria võttis ta ära. Tulemusega 4-1. Nagu ütlesin, Tatumi 1 super 50 punkti mäng tuleb, mis ta ära võtab ja nii oli. Nii oli. Jah, mul on selle üle tegelikult isegi natukene hea meel, et päris nagu nulliga läinud. Ma arvan, et Nets oleks võib-olla väga ülbeks läinud isegi niimoodi jutumärkides. Ma arvan, et praegu juba on väga ülbet tänaste uudiste valguses. No võib-olla natukene Hardeni eemalolek toob nad võib-olla natukene tagasi. Selles mõttes, et üks käik on ikkagi üks väga suur ja oluline käik ja väga jõuline käik on tegelikult ju puudu. Kuigi mitte, et nad, ma usun, et Nets oskab tegelikult leida sellise oma rotatsioonist tegelikult suhteliselt nagu head käiku, et millega edasi liikuda. Celticsile 4-1 kaotus tuli siit vastu võtta sellest seeriast. Mina panin samamoodi siis Netsi 4-1 võitma. Minule 1 punkt. Mis sinu skoor oli? Mina ei pannud. Ja läks vastupidi esimesele match-upile siis, et
Brooklyn Nets võitis 4-1 selle seeria ja seis meie vahel 1-1. Ma arvasin, et siin tuleb sweep ja ütlen, et 1-1 liigume edasi. Järgmine on siuke põnevam. Me tegelikult eelmise saate lõpetasime just selliste kõige põnevamate match-upide, mis meie jaoks tundusid ja Milwaukee Bucks, Miami Heat. Minu jaoks ennustasin küll 4-2, ma näen, ennustasid teisipidi, võid ka ütleme siis mõne lausega võib-olla siis natukene, no õigustada vist ongi äkki õigus, mis mõtlesin. Ei ole muud nagu ei jää. Selles suhtes, et esimene mäng näitas, et ma ei olnud väga kaugel enda pakkumisega. Mis nagu juhtus oli, kui ma enda ennustuse tegin, siis ma ütlesin ka, et ma eeldan, et Butler ja Adebayo teevad enda elu parimat play-offi seeriat põhimõtteliselt ja et nad mängivad väga hästi, mõlemad mängisid kehvalt. Adebayo kaitses sai tegelikult Giannisega üsna hästi hakkama, kuigi ta oma numbrid tegi, no põhimõtteliselt nagu ta ikka iga ühe vastu teeks, aga üleüldises pildis ei olnud midagi väga hullu. Esimene mäng oli väga napikas overtime'iga, väga hea mäng oli muide Heat'i poolt, edaspidi sellist energiat ja nii edasi ka ei olnud, tundus, et natuke äkki libises ära ja ma usun, et ma ei olnud ülikaugel enda pakkumisega ja enda pakkumist tehes ma ka ütlesin, et kui Heat mängib enda parimat korvpalli ja Bucks enda kehvimat, siis läheb nii. Ma jään selle juurde, et nii oleks läinud, kui oleks nii juhtunud, aga Bucks mängis väga hästi, Heat mängis väga kehvasti, seega 4-0 puhas töö Bucksi poolt. See on, ma arvan, kogu selle seeria, kui nüüd üks teine match-up veel välja jätta, kõige suurem üllatus minu jaoks tegelikult. See, et nii üle oli tegelikult Bucksi eelmise aasta finalistist, et see oli minu jaoks oli üllatus. Heat andis ka natuke ära, aga tõsiselt kõige suurem, ma arvan, ärakukkumine oligi siin Heat'i poolt. Heat'i vedurid ei vedanud ja kui vedurid ei vea, no ei liigu ronkust. Olen nõus, nii on. Aga võtan omale punkti siin selle ennustusest. Mikk Bucks edasi, ega Heat 2-1. Liigume edasi järgmise match-upi peale, kus oli Knicks ja Atlanta. Ennustasin siis tegelikult Knicksi edasipääsu. Minu jaoks tundus Knicksi korvpalli, ütleme sellisest ülesehituses, kuidas nad oma mängu on üles seadnud, see oli nii play-offilik juba, nad mängisid tegelikult sellist korvpalli, millega play-offis võidab, neil oligi võidule suunatud, mitte et skoorime täna hästi palju, vaatame, kas võidame selline Atlanta mängustiilile, nagu ütleme siis lähtuvalt, vaid Knicks mängiski võidule suunatud korvpalli, kus teeme pikad rünnakud, ründame ütleme aeglaselt, aga ründame targalt, see oli nagu Knicksi, jah, et valime nagu õiged visked ja selle tulemuseks oli 4-1 kaotus. Ja. Aga reaalselt miks nii läks, ma arvan, Knicksi vedurid ei vedanud samamoodi, et ei toiminud, Randall ei saanud palli korvi, et üleüldiselt platsil ta ei olnud tegelikult väga kehva ja Knicks ei näinud ka väga halb välja, et Knicks oli okei, aga Hawks oli väga hea ja Trey Young ja nii edasi, et meil on siin pärast räägime siin Hawksi seeriat puudutades natuke numbritest ja see on ikka, mehed on väga hästi mänginud ja Trey Young on olnud täiesti pidurdamatu. Üldse selle 18-19 draft class on olnud ikkagi täiesti väga hea. Väga muljetavaldav, et meil on selle 9 nime, kes on mingil hetkel olid tegevad play-offides ja kandsid ikkagi mingi rolli. Kandat rolli tegevas, mitte niisama lihtsalt statistid. Ma võtan siit Hawksi ma olen nõus, annan punkti sulle. Mina 4-2, ma uskusin, et Knicks võtab ühe mängu rohkem ära ja lähedal nad isegi paar korda olid, võimalus oli, aga Hawks oli selgelt parem meeskond, pall liikus super hästi, kõik toimis. Hawks oli 4-1 võit. Jah, Knicks oli, ütleme siis kogu selle first roundi minu jaoks kõige suurem pettumus tegelikult. Ma ootasin rohkem ja tunnistangi seda, et Hawksile punkti annes ütlen, et Hawks oli ainuke meeskond, kes tegelikult suutis tugevama asetusega meeskonda murda, ehk siis koduväljaku eelist seal oli ka selles suhtes, et ikkagi üks-ühele olid meeskonnad, et selles suhtes käis just paremat meeskonda, ma ütleks, et Hawks tegelikult oli ikkagi match-upis ka selgelt parem, aga tabelis jah. Jah, aga tabelis jah, tegelikult koduväljaku eelist omast siis tegelikult nagu Knicks jah, aga anname siit punkti sulle. 2-2, lähme idast edasi, vaatame kohe. Utah Jazz Memphis. Jah, Utah Jazzi ennustasingi 4-1, nii nagu jäigi tegelikult ja see peale esimest match-upi mängu, kus tegelikult kus Memphis võitis selle mängu, ma isegi tegelikult arvasin, et võib-olla on isegi Memphis mingi sanss selles match-upis natukenegi midagi ära teha, et äkki ongi see kord. See oli ilmselt mingi lootus, aga tõsiselt vist ei olnud. No siis tuli Donovan Mitchell ja sinna see seeria läks, nii kui Don oli tagasi, oli põhimõtteliselt seeria sviibitud peale tema tagasitulekut. Ma ennustasin, et 2 võitu võib siit tulla, aga ei tulnud, nii et 4-1 ei seisuks punkt sulle. Jah, 3-2 võtan eduseisu ja liigun järgmise match-upi juurde, mis on ma arvan, kõige suurem üllatus kogu selles esimeses raundis. Üllatus on ta
selles suhtes, et kõik arvasid, et Lakers läheb edasi, aga kõik eeldasid, et Lakers läheb edasi tingimusel, et mehed on terved. Kui mehed ei ole terved, oli ka selge see, et ma panin Sunsile 3 võitu ikkagi eeldusel, et Lakers on terve. Nii et minu jaoks tegelikult ilma AD-ta pole see mingi üllatus, ilma AD-ta oligi Suns parem meeskond ja Suns läks edasi. Ja, kui palju tegelikult AD mõjutas seda match-upi, kui sa jõudsid vaatama, siis Eaton oli nagu väike poisikene tegelikult AD vastu ja igas elemendist ja ta isegi nagu kohati kartis tegelikult vaata mängida tema vastu. Mulle tundus, et seal ei olegi tegelikult väga suurt võistlust peale seda, kui tegelikult oli Lakers täies hoos minemas, aga üllatust. Lakers läks jah, 4-2 seisuks, 4-2 punktid jäävad jagamata selles match-upis. Lähedal, et pool punkti nagu ma annan pool sulle, okei, ma olen nõus. Ma annan sulle punkti ka selles, et selles mõttes sa ikkagi arvasid, et mäng läheb Game 7-isse ja sa olid Sunsi... Ma ei taha mingisuguseid haletsuspunkte saada. Okei, 0,8 punkti sulle. Liigume edasi äkki siis Denveri Portlandi seeria peale. Jah, Portlandi match-upis suure Portlandi või mitte Portlandi toetajana nüüd, aga just Denveri toetajana. Ma tegelikult juba vahepeal kartsin isegi natukene, kui Portland murdis paar korda ära Denveri ja tundus nagu väga suurelt isegi võeti ära. Ja siis ma arvasin, et kogu selle seeria saatus võib-olla ongi juba otsustatud, aga õnneks Denver võttis 2 viimast mängu ja liikusid edasi, minu õnneks muidugi. Jah, sinul oli siis 4-1 ennustus, 4-2. Ma ennustasin 4-2, jah, nii nagu tegelikult jäigi ja sinul 4-1. Just, et Portland mängis natuke paremini, kui ma arvasin, aga lõppkokkuvõttes ikkagi. Jah, võtan siit 1 punkti, 4 punkti mul, 2,8 Egertil liigumised edasi. Päris nappuke praegu ja üks põnevamaid match-up'e ütleks mina tegelikult esimeses ringis, või ongi liigi kõige põnevam match-up. Jah, skoorde puhul küll, jah. Et Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks. Viimane mäng otsustas ja oli tegelikult juba Dallas ju nii lähedal. Parem meeskond võitis tegelikult selles seerias. See, et Dallas jõudis esimese 2 võiduni üldse, oli Luka töö, aga seal oli muidugi ka rollimängijad mängisid väga hästi, nii kui rollimängijate selline surve ära kukkus. Luka ei tee üksinda nii palju ära lihtsalt, kui vaja oli. Porzingise roll, täiesti peaaegu, et olematu. Muudeti, ta ei olnud ise ka ju rahul enda rolliga, et ma arvan, et ma ei teagi, mis seal Carlisle'iga täpselt on, nägin ka väikest videot, mis oli väga meelevaldselt kokku pandud Luka ja Porzingise selline chemistry video siis nii-öelda, kus erinevad pick and pop situatsioonid ja olukorrad, kus Luka ei andnud palli tagasi Porzingisele siis üldse. Et võib-olla terve hooaja läbi seal ei olegi, Porzingis ei ole muidugi hea olnud, et ei saa nagu öelda, et Luka ei sööda talle või inimesed ei anna palli, aga selgelt on ta seal teine vedur, selgelt see talle väga ei sobi, talle mängustiil ei sobi ja eks mängijate numbrid kukuvadki hullult ära ja peale vigastust muidugi ei ole temast ka sellist kaitset enam, nagu ta oli alguses. Olen nõus. Mävis ei olnud piisavalt hea, nad ületasid ennast tegelikult selle meeskonnaga, mis neil on, võttes 3 mängu Clippersilt. Ja isegi põhjooaja tegelikult 5. koht oli minu jaoks ka üllatus tegelikult, et Mävis nii kõrgele jõuab, et ma oleks nad kindlasti ennustanud, ütleme OE eelses ennustusest tahapoole Portlandis, kui sa vaatad kas või Portlandi line-upi tegelikult, Lakersist rääkimata. Mina ennustasin samamoodi nad muidugi tahapoole, aga et nad võtsid maksimumi. Nad võtsid kindlasti maksimumi, ma usun, sellest, mis neile kätte mängiti. Ja suvel on mingid muutused ees ootamas seda meeskonda kindlasti. Kuigi Carlisle jääb, nagu Mark Cuban kinnitas. Aga ma usun, et seal on nagu käiki juurde, mida saaks panna. Tegelikult Hardaway on näidanud ennast skoori ja Luka kõrval. Hardaway ei ole väga kaua Mavericks. Ma arvan, et Hardaway saab mujalt ka raha ja meeskondadest äkki Rockets lausa pakub siin mingit raha olen kuulnud ja ma arvan, et Hardaway ei ole selline mängija, kes kellest nüüd 10-10-ga kinni ütlesid, aga kui ta sobis sinna tegelikult süsteemi, ma julgeks nagu ma usun, et ta otsivad pigem võib-olla teist staari kui väga andekat superhead rollimängijad. Ma ei tea. Kui ma arvan, Hardaway sobiks ka 3.-4. Üks staar on puudu. Selgelt on see, et kui sul pead konkureerima 4-5 meeskonnaga, kus on sul 2 selget superstaari meeskonnas, siis on üksinda konkreetse staarina mängides siis sellise mehega nagu Porzingis, kes ei mänginud superstaari taset välja playoff. Ega ka hooajal ei ole mänginud. Tõsi, on keeruline jah, aga ma tegelikult ütlen Tallase kohta super hea hooaeg, kokkuvõttes ma arvan, et ületasid kõvasti seda, mida kas või hooaja ütleme sellise esimese 6, 7, 8 nädala oleks võinud pakkuda neile, ma arvan, et nad tegid super hästi kahju, viimane mäng läks nii nagu läks, aga Kawhi faktor oli see, mis tegelikult sai siis maksma kogu seeria. Kawhi oli super muidugi, aga sellest räägime siin korra Clippersi juures kohe edasi. Äkki jõuamegi Clippersini, tahad äkki lugeda siin punktiskoori vahepeal kokku? Jah, viimasest ennustasime tegelikult mõlemad siis Clippersi võitu 4-1 ja nagu eelpool mainitud siis 4-3 läkski.
jah, et selles mõttes talus oli hea, aga ega punktid ära, ümardan sinu punktid rõõmsalt 3-le, aga ikkagi jääb natuke 4 vastu puudu ja viigistan siis ütleme ennustuste seeria. Leiab tera. Tõsi. et pole midagi öelda, ikka hästi tehtud selles suhtes ja loodame, et teise raundi ennustused lähevad meil veidi paremini. See ring oli juba päris hea, eelmist seda põhihooaja oligi väga raske ennustada, ütleme, seal oligi meeskondi rohkem, liikumist rohkem, et siin on natukene nagu lihtsam. Aga liigun siin kohe Clippersi teemalt edasi. Clippers siis sai vastaseks omale põhihooaja võitja, Utah Jazzi, et kuidas sa näed üleüldse tervikuna, ütleme, kuidas pidi isegi küsida, tegelikult on isegi raske küsimust esitada, kuidas sa näed šansi kas Utah Jazzil või kuidas sa näed šansi Clippersil, ütleme siis sellest seeriast edukalt läbida? Jah, ma arvan, et Clippers on parem meeskond selles seerias, ma arvan, et Clippers läheb siit edasi, ma arvan, et nad lähevad edasi 4-2, ma arvan, et 2 mängu Jazz võtab ära, aga ma ei ole terve hooaja vältel olnud Jazzi fänn, ma olengi uskunud, et nende edu taga on pigem tervis, mitte et nad kehvad oleks, muidugi nad mängivad väga, väga head korvpalli ja väga liikuvat ja rollimängijad mängivad väga hästi, aga Clippers on parem meeskond paberil, Clippersi eelmise seeria toel, Tai Lue tegi muide väga häid otsuseid eelmises seerias, milles ma olen natuke üllatunud, ma olin selles paadis pigem, et ei usu väga Tai Luesse, et Tai Lue edu on rohkem olnud LeBroni taga, kui siis nii-öelda tema võimete taga, aga väga head muutused olid Mäveriksi seerias, ma usun, et ta suudab samamoodi, kui vaja on vajadusel muuta Jazzi vastu, ma usun, et suudetakse Kawhi, Paul George, selgelt on Jazz neile mugavam vastane ka kui Mäveriks, ma arvan. Jaa, neil on isegi põhiküsimus minu jaoks ongi kogu selles seerias tegelikult see, et kuidas suudab Quinn Snyder sobitada Rudy Gobert'i sellisesse pisikese Clippersi line-upi vastu, nagu seda Clippers oli. Kuidas Marjanovitšil läks nagu tallase eest, muidugi Gobert on täiesti teisest klassist mängija, aga jah, olen nõus, et selles mõttes, et nad kindlasti toovad, Clippers kasutab hästi palju sellist pisikest line-upi, kus siis nad kasutavad Nicolas Batumi, kes on tegelikult paar sentimeetrit üle 2 meetri pikk ja kasutavad teda tsentrina, ehk siis sellise shootiva passing oskusega sentrit kasutavad, lisades sinna siis muidugi juurde Kawhi, Paul George väga hästi mängis Marcus Morris, tegelikult ka kogu seerias nad on leidnud tegelikult selle Marcus Morrisi käigu kergelt üles. Reggie Jackson on olemas tegelikult line-upis, kes on ka väga hea shooter ja lisan veel sinna veel 2 nime, kes on siis Mäveriksis vastu tegelikult kasutatigi see 7-mehelist line-upi, ehk siis algviisik pluss veel tegelikult Terence Mann ja Luke Kennard. See oli siis lõpuks, eks ole, et alustati ikkagi sellega, et Pat Bev oli platsil meil ja nii edasi, otsiti Zubacit mängitati alguses, lõpuks enam ei mängitud. See näitabki Tai Lue võimet teha otsuseid ja kui see töötab, siis jääda nende töötavate otsuste juurde, et mitte suruda seda, mis on terve aasta olnud lihtsalt. Ma kusjuures näengi, et siin see sama line-up tegelikult võikski toimida Utah Jazzi vastu, sest et see muudab väga, väga ebatõhusaks Rudy Gobert'i. Selles suhtes, et kui sa Gobert'i tahad perimeetrile tõmmata, mida ei juhtu, see tähendab seda, et mingi mees viskaja on alati vaba, kui pall piisavalt liigub ja pall piisavalt suudab Clippersil liikuda. Ja piisab sees, kui see on ka tegelikult kasvõi Nicolas Batum tegelikult, kes on suhteliselt hea käega, viimastel aastatel võib-olla mitte nii suure skoorina tuntud, kui ta vanasti oli, ütleme, Hornetsi päevadel, aga siiski on ju mees, kes suudab visata ja ma usun, et selline väikese line-upiga mäng suudab laiali lammutada sellise Jazzi rünnaku, mis on põhiliselt siis tegelikult pick and roll läbi siis Gobert'i screen'id ehitatud, nii et nii rünnakul kui kaitses. Just, et mille poole ka jõuda tahtsin, ma arvan, et Kawhi, Paul George, kes Luka nüüd primary defenderid ei olnud kõige peamised kaitsjad kogu aeg, kuigi lõpus kui oli näha, et oli raskusi, ma arvan, et need mehed lisaks seal muudega, ka Marcus Morris nii edasi on seal väga soliidsed kaitsemängijad ja ma usun, et see mängib väga palju Jazzi vastu just. Ja Kawhi ise tegelikult, Kawhi ju pani tegelikult, ei saanud öelda Luka lukku, sest Luka tegelikult tegi ju, ütleme sellise esimese raundi MVP väärilise match-upi. Mängijad sa ei saa nagu lukku panna, kui ta nii mängib, eks ole. Aga siiski Kawhi hoidis Luka 0,8 punkti peal possessioni kohta, mis on nagu super hea. Ütleme siis niimoodi, et Game 7-is isegi ja siis Game 6 oli samamoodi, kus Tallas alustas väga tuliselt, et esimene poolaeg ei kasutatud Kawhi'd väga palju Luka peal, Luka numbrid olid superhead, teine poolaeg hakkas Kawhi rohkem katma, automaatselt viskid ei kukkunud enam ja kõik oli keerulisem. Ja Kawhi enda numbrid muidugi muljast avaldavad jälle, nii et ründenumbrid täiesti uskumatu efektiivsus ka. Plus stiilid veel juurde, 2,5 stiili, 3-2 punkti, 8 lauapalli, et sealt on nagu seal
on võib-olla nimi, mida tasuks kõrva taha panna, kui te noolite särki. Jah, Kawhi muidugi on selline üks parimaid panuseid. Kus kahekordne Finals MVP juba, nii et ega kus on 2, sinna tuleb ka 3. Aga muidugi, selles seerias... Muidugi Jazzi, ma tulen veel Jazzi juurde veel korraks tagasi veel, et Jazzil tegelikult tuli Donovan Mitchell tagasi. Oli siis 5 nädalat eemal just hooaja lõpus ja numbrid tegelikult, mida Don näitas, olid muljetavaldavad välja. Ligi 30 punkti, 6 söötu, kes vastu kõik 4 mängu, kus ta mängis, julgen öelda lausa sviibiti tegelikult siin Memphis, nii et... Memphis ei ole ka sellest klassist vastane. Et Memphis on jällegi see noor meeskond, kes jõudis just play-offi, see ei ole väga taseme näitaja. Siin on, ma olen nõus selle argumendiga, et siin on tegelikult taseme vahet ja siin on suuremad muudad, liiga palju lihtsalt ei taha kiita. Aga Donovan Mitchell tuleb veel korraks tagasi, ei saa öelda, et ta on üks mu lemmikmängijatest on, aga tegemist on ikkagi Denver Nuggetsi pikitud mängijaga. Ta on üks alahinnatumaid liigas, ma olen nõus öelda tegelikult. Ja siinkohal ma tegelikult toon ühe fakti veel, mis juhuslikult siin Jazzi foorumeid lugedes jäi silma, et Donovan Mitchell on läbi aegade 6. playoff average score'ija. Nii et see on muidugi, päris kõrge koht. See on muidugi läbi ajaloo 6, nii et, aga see on muidugi suuresti siis eelmise aasta Nuggetsi seerias, kus tehti väga palju skoori, siis teise pool oli siis üks teine vahva mees, aga temast vist on väga ei saagi rääkida. Täna ei ole selle, aga mina ennustasin 4-2 Clippersile. Ma tegelikult panin siit paarist edasi, et läheb Utah Jazz edasi. Ma arvan, et neil oli võib-olla natukene rohkem puhkust, neil oli natukene rohkem aega võib-olla sättida siis oma mängu orientatsioon selle peale, kuidas siis murda Clippersid. Nad nägid, kuidas Clippers mängis Tallase vastu, nad teavad, kuidas Clippersi mäng toimis Tallase vastu. Ma usun, et Snyder suudab teha piisavalt suured ja tähtsad otsused. Mike Conley ma ei taha küll öelda, oli hea, oli fantastiline Memphise vastu. Okei, ta tundis küll Memphist läbi ja lõhki arvatavasti, mitte küll need noorema generatsiooni mängijad, aga siiski ka neid suuresti enamusi. Siis Royce O'Neal on tegelikult läbi ajaloo Kawhi vastu mänginud ülihästi ja sellest ajast peale, kui Royce O'Neal on tõstetud Utah Jazzi starting line-up ja nad mänginud Kawhiga 4-5 korda ja Kawhi 50% on kuskil 35. See on hea info selles. Aga see on põhijõuaeg, nii kaua kui tuleb Kawhi ja playoff mode, see on see, millest me tegelikult ju eelmise saade rääkisime ja mõtlesime, arutasime, see on, ma kardan seda, ma ütlen osalt. Ma arvan, et kui Jazz võidab selle seeria, siis nad võidavad selle seeria ainult juhul, kui see lõpeb 4-3 ja seda ainult seetõttu, et Clippersi kõige suurem vastane on nad ise ja Clippersi needus ja nad annavad 3-1 eduseisus selle seeria ära, kui see läheb nii, see on Jazzi ainus võimalus, nii et Jazzi fännid te tahate olla 3-1 taga Clippersi vastu teises ringis, see on teie parim lootus. Ma tegelikult, miks ma veel Jazzi toetan, on see, et Jazz on kodus ülihea ja Clippers ja Tallas ka kustus näitasid oma match-upis harukordset minekut, kus kõik kaotasid kodus, kõik mängud põhimõtteliselt kuni siis 7. välja, et seda nagu, ma usun, kui selline sama saatus juhtub Jazzile kätte, siis ma arvan, et Jazz ei jäta sellist asja juhus oleks, nagu seda tegi Tallas, et Jazzil on nii palju käiki juures. Toon kas või tegelikult Joe Inglesi, keda me tegelikult ei mänginud ja kõik mäletame paari aasta tagust playoff Paul George'i välja, playoff beat, kus OKC päevadel veel tegelikult Joe Ingles pani täiesti lukku tegelikult Paul George'i ja tal on oskust, ei ole tegemist siis füüsiliselt kõige atraktiivsema ja kõige parema ja tugevama, kiirema mängijaga, aga ülitark, ma arvan, ja ma arvan, et Joe Ingles on väga, väga oluline samm, plus 2 on. Ma arvan, et Utah Jazzi pink on ka see, et eks see 7-meheline, 8-meheline roster, mida tegelikult Utah Jazz suudab pakkuda, on palju mitmekesisem. Lõpupoole arvad, et on parem kui Clippersi sealt alumine. Ma tegelikult arvan, jah, kui ma toon sinna nagu Manni või Kennardi või kas või Rondo tegelikult, kes me tegelikult täna isegi mängid või Zubats või kellest me rääkinud, et Zubatsist Rondost on. Kõik asjalikud mehed tegelikult. Siis ma tegelikult arvan, et Jazzil on nagu saad üks käik juurde võtta. Just tegelikult Jordan Clarksoni näol on just see, kui Clarkson on hea päev, on Jazzil võimalik minna. Kuigi põhimehed mängivad kõik ligi 40 minutit ja selle vastu nagu ei saa, et võib-olla see Clarksoni roll ei ole nii suur, kui ta on tegelikult põhijõuel. Aga ma arvan, et selle arvelt on Jazzil võimalus pakun 4-2 Utah Jazzi edasi. Ja mina 4-2 Clippersile vaatame siit juba edasi järgmises osas, kuidas meil läks. Liigume järgmise match-up juurde, mis on minu jaoks siis üks põnevamaid. Tegemist siis Phoenix Sunsi ja Denver Nuggetsi match-upiga. Ennustasin siit ma jätan oma ennustuse selles rubriigis viimaseks. Selle arvestusega,
et Denveril on probleeme just tagaliinis, see ei ole üldse saladus, kõik teavad seda, et on väljas Will Barton olnud juba pikalt, on siis väljas olnud Murray, keda sa tegelikult juba mainisid siin eelmise aasta, julgen öelda isegi play-off'i bubble'i üks parimaid. Kindlasti üks bubble'i parimaid, jah, kui mitte isegi selline bubble'i MVP, kui oleks saanud valida, võib-olla Donovan Mitchell'i nime kõrval oleks pannud. Booker iseenesest oli ka väga hea, ma ei saa nagu selles mõttes nagu nüüd alahinnata Bookeri vormi. Aga Booker ei jõudnud ikkagi nii-öelda play-off'i. Nad ei jõudnud jah, ütleme suurte mängu sisse ja vaadates seda veel, kuhu tegelikult jõudis Nuggets ja tänu just ütleme siis Murray'le, siis on väga suur käik on puudu ja ma arvan, et see on kõige suurem puuduja tänases play-off'is, kes on veel alles jäänud, ongi või kas kõige suurem nimelise puuduja, aga kõige suurema sellise meeskonna osana, kõige suurema rolliga mängija, täpselt, et aitäh, et mind selle koha peal välja aitasid. Ja täna siis kellega siis läheb tegelikult nagu Denver Sunsi vastu tagaliinis on rookie, 30-aastane sinu su lemmik Facundo aita mind välja, Campasso, jah, need sellised argentiinakeelsed nimed ei kipugi välja tulma ja siis peaaegu 2 kuud liigast väljas olnud meie ühise suure lemmiku Austin Riversiga, et see on siis tänane tagapaar, mida ma arvan, et keegi poleks väga ennustanud ühele, ei saagi öelda tegelikult play-off contender'ile, sest et Denver on, kui aus olla, siis vaadates neid meeskondi, kes on alles jäänud, siis Denver on kõige väiksema võidu ootsiga, kui üldse saab niimoodi, ütleme siis bookingutest. No Jamal Murray vigastus teeb oma töö ja neil ei ole nagu asendused, nagu sa mainisid, Campasso ja Rivers ei ole nüüd sellise klassi mehed, aga ma usun, et mõlemad on piisavalt head, et anda võimalust Sunsi vastu, aga ära nad seda seeriat ei võta. Neil peab olema hea päev mõlemal, aga kas neil on 4 head päeva mõlemal, pluss veel tegelikult on siin veel lisada tagaliini veel pingilt Monte Morris, kes tegelikult näitaski, kui Monte sai ennast käima, oli 20+ mängud, ongi see lüli, mis tegelikult ei puudu, ütleme siis Denveril nendes mängudes, kus Monte ei skoorinud ja ei skooringust ei puudu, et Monte võib-olla ongi see kõige suurem sõna võib-olla tagaliinis, võib-olla mitte nii Riversi ja Compassoga tegelikult nagu siis üldsegi mehitades, vaid tegelikult ma arvan, et suurim sõna ongi siis Monte. Muidugi meil on seal MPJ, Gordon, Jokic, sellised nimed, keda me siin absoluutselt ei maini selles match-upis, et praegu arvad, et kõige suuremateks nii-öelda see on faktor ja ma arvan, see tagaliin ongi see faktor, et Will Barton, ma ei ole kindel ka, kui korda nad saavad ja kas nad saavad korda üldse, et on seal probleeme ja kui isegi saadakse korda, mis on tema nagu siis see panus, kui suur on, play-offis mängitakse suuri minuti, tihti 35-40 minutit, et kui sa tood mehe võib-olla play-offis välja 10-12 minutiks, tegelikult nagu on olnud Millsapi roll, minu jaoks on väga üllatavand, et Millsap nii vähe on tegelikult mängida saanud, tegemist on väga hea kaitsega, suhteliselt agressiivse ründajaga, väga mitmekesise mängijaga, väga hea söötjaga, väga hea kaitses positsioneerijaga, võib-olla ei ole võimalik, et on mingi muu vigastus seal, aga ta roll on nii palju langenud minu silmis, et see on nagu üllatav olnud. Aga Sunsi poole pealt? Sunsi poolt ma tegelikult, mul on Sunsi üle hea meel tegelikult. Kahju, et ta nüüd Nuggetsi vastu läks. Mul on sellised kahetikused tunded, et Suns viimati võitis play-offi seeri 11 aastat tagasi, mis on nagu me veel, No viimati võitis nüüd eelmine ring. No enne seda siis. No viimati siis rääkides, ütleme siis ajaloost tagasi minna, see on pikk aeg, kus enamus mängumehi peale siis, kui Chris Paul välja arvata, kes polegi nagu siuke sinivereline sanslane või oranživereline, kuidas neid kutsutakse, et tema siis enamus mehi tegelikult polnud veel tollel liigas ennast üles andnudki veel, et olid alles algklassi poisid tegelikult ka aus olla, et aeg on nii palju nagu, natukene võib-olla edasi, põhikooli poisid juba võib-olla, et aeg on nagu nii palju siis mööda läinud sellest ja ma arvan, et Sunsi jaoks üks olulisemaid ongi Chris Paul kogu selles match-upis. Me nägime tegelikult, et kui palju mõjutas Chris Pauli, ütleme selline väikene kas väikene võigastus ei saanud öelda, me kõik nägime, kuidas Chris Paul hoidis ikkagi õlas kinni, käest kinni, kuidas ikkagi sõrmed liikunud. Mingil määral ikkagi see mõjutas, nagu selgelt oli näha, et pärast seda ju, kuidas ta hoidis palli, isegi turnoverid väga kirja ja võib-olla ei läinud, mõned läksid, aga ta ei tundnud mugavalt, liikus vasakule, kõik oli selline, ei klappinud. Ma kartsin selle hetkel väga. Kas või kerge dribbling oli tema jaoks, oli näha, et asjad ei liigu nii, nagu Chris Paul tavaliselt liigub, et ei olnud seda mobiilsust, ütleme, ja julg on suhteliselt tõsine, on tegemist suure liigesega, suure lihasega, et seal on võib-olla vähe pikem probleem, mis on siis võib-olla natukene kasulikum jälle, ütleme siis Denveri vaatenurgast, aga samas Chris Pauli vigastus tõi esile Mikal Bridges, kes on olnud uskumatult hea. Mul ei ole sõnu. Nii kaitses kui ka kolmese joone taga ja overall ka muidu cutterina lihtsalt, et Mikal Bridges muidugi super hästi mänginud, aga täielik üllatus DeAndre Aytoni domineerimine praegu. Jaa, aga see oli ka siis, kui ma vaatasin teda AD vastu minema, siis
sest oli nagu väike aukartus, ei olnud nagu seda. AD on AD. Jaa, aga seekord on su vastas, ütleme nüüd välja, nüüd on su vastus Nikola Jokic, kes ei ole kaitses nii hull mees. Ta ei ole kaitses hea, aga tema rünnaku arsenal on nii palju võimsam kui AD on superskoori, mida midagi ära võtta, ta on väga hea mängumees. Kui keegi suudab nii-öelda liikuda ja panna vastu ja olla aktiivne enda kehaga küljelt küljele kõik asjad, siis see võiks olla Eitan suurtest meestest. Ma täna arvan küll, jah, sest ma olen tegelikult näinud, kuidas Jokic isegi olid Rudy Gobert. Sa oled aasta parim kaitsja, liiga parimaid kaitsjaid juba tegelikult aastaid olnud ja tegelikult Rudy Gobertisugune suur kaitsja tegelikult ei suuda Jokicit piirduda. Et sul ongi vaja natukene võib-olla sellist mobiilsemat kaitsjat ja ma usun, et kas nüüd just me nagu Eatonina näeme seda, ma ei ole kindel, aga ma ei välista ka seda, et tegelikult Sunsi peatreener Monty Williams kasutab Jokic'i katmisega näiteks Crowderit aeg-ajalt, kes on kehaliselt väga suur mees kuigi ta on nagu äär, aga ta on natukene pisem, aga ta on nagu väga mobiilne, ta on hea liikuvusega, ta on hea lugeja, ta on väga jõuline, et võib-olla just sellist nagu keha on võib-olla vaja natukene, ma ei ütle, et nad kasutavad teda 40 minutit, aga ma usun, et me aeg-ajalt näeme, sest et Monty Williams, kui ta midagi on suutnud teha selle jooksul, siis ta suudab kohaneda ja kiiresti ja Covingtoni kasutamine, ütleme siis Portlandi line-upis Jokic'i vastu aeg-ajalt tundus, et natukene lõi Jokic'it rütmist välja. No kas on võimalik Jokic'it rütmist välja või on muidugi teine küsimus, aga ütleme siis, kergelt, ütleme ebamugavamaks, võib-olla on hea sõna. Ei ole niimoodi selja taha söödud kogu aeg, vaid pead korra mõtlema ka. Aga muuseas, me näeme kohati ka Crowderit, me näeme kindlasti Eatonit ja see tuleb Jokic on selle match-upi võlusõna, selle match-upi selline kiisõna ja teine kiisõna on ütle välja. Chris Pauli tervis äkki või? Ma oleks tahtnud öelda Devin Booker, kes viimases mängus ikkagi tegelikult Lakersi vastu. Ma arvan, et Devin Booker teeb ära enda töö, et tal olid küll Lakersi vastu kõige kehvemad mängud, aga ma usun, et ta on piisavalt hea, et ta teeb oma töö ära ja ma arvan, et põhiküsimärk on Chris Pauli tervis selles match-upis, kui Chris Pauli tervis veab alt. Cameron Payne muidugi on väga hea asendus olnud, aga ta ei ole Chris Paul, et kui Chris Paul püsib, mida ma väga tahaks, ma ei tahaks praegusest playoffist rohkemat, lihtsalt, mis rohkemat, ma tahaks väga palju selle koha pealt, et ma küsin juba Sunsi ja Netsi finaali, sest siis võidab sõrmuse kas Chris Paul või James Harden. Ja ma tahaks väga, et üks nendest meestest see aasta võidaks, nii et ma ise loodan, et Suns läheb edasi, mina panin 4-2 Sunsi võitjaks ja ma usun, et Jamal Murray vigastus lihtsalt mõjutab Nuggetsit liiga palju ja Portlandi vastu nad näitasid, et nad on haavatavad. Väga. Ja Suns minu hinnangul on parem meeskond kui Portland oluliselt, nii et ma usun, et Suns, kui Portland võttis 2, Suns võtab 4. Ma arvan, et seiseb nii palju, kui sai Suns, või nii palju, kui see Portland saab ka Suns. Mina ennustan, et Denver läheb edasi. Ma arvan, et siin on, ma ei taha lainata Chris Pauli play-offi kogemusi, aga enamus Denveri meeskonnal on eelmise aasta kogemus all. Nad teavad, kuidas otsustavates mängudes ennast kokku võtta, nad teavad, kuidas, ei saagi öelda kokku võtta, tule üle sööda pall Jokicile ja niimoodi tegelikult kogu see mäng käis tegelikult niimoodi esimeses ringis, et kui sa eelmist, ütleme niimoodi, et vaatame eelmise aasta bubble'it, kui oli Sunsil vaja võita, et üldse kuskile jõuda, vaatame selle aasta esimest ringi Lakersi vastu, kas sul on jäänud mulje, et Suns ei suuda pinge all mängida? Ma ei saa öelda, et on Suns. Pigem on Suns ennast väga heast küljest näidanud. Suns oli eelmise aasta mullis ainuke meeskond, kes ei kaotanud ühtegi mängu. Ja ei pääsenud kuskile, aga see selleks. Kokkuvõttes siis Mikk pani 4-2 ma tahtsin, Denveri. Kogu selle kiidulaulu kokkuvõttes ma ütlen, et Denver võidab selle seeria 4-2. See on raske südame öeldud, aga see on pigem lootus, ma arvan. Egert võidab siis, Egerti jaoks võidab 4-2 Suns ja siit tuleb mulle lihtsalt ka punkt, ma annan ette ära selle järgmiseks saateks. No me veel vaatame. Ma arvan, et Jokic ei ole veel oma viimast sõna öelnud, aga liigume siit kohe tegelikult edasi teise suure, siis ütleme MVP kandidaadi peale, kes meil see aasta oli ja liigume siit siis Sixersi match-upile Hawksi vastu. Hawksis, nagu enne mainitud, tegelikult üks nendest ainukene meeskond tegelikult siis nendest, kes suutis murda siis tugevama vastase, paberil tugevama, või ütleme siis asetusega tugevama. Võt niimoodi, mis õige öelda isegi. See oleks parem jah, et paberil ei ole tugevam. Hawks oli parem. Ja Hawks Sixersi vastu näiteks, ma arvan, et paberil on vaadates, kuidas Hawks täna mängib, kellest ma tahakski alustada enda juttu üldse, millised on play-offi numbrid olnud. Trae Young on keskmiselt play-offides enda karjääri jooksul, võib nüüd öelda, visanud üle 30 punkti per ikkagi mängus. Läheneb Donovan Mitchell'i väga suure hooga. Selles suhtes, et ligi 10 söötu, 3 lauda,
üks stiil mängus, 45% praktiliselt. Täna muidugi lindistame saadet, kus tegelikult veel mainin selle ära, et Phoenixil on juba eduseis 1-0 tegelikult Denveri vastu, kuna osad mängud tegelikult juba läksid käima samal ajal, kui alles Clippersi ja Mavsi seeria lõppes. Ja teine siis, kus on eduseis, on Atlanta Hawksil on tegelikult eduseis siis Philadelphia vastu. Mis on ikkagi väga selles suhtes napp eduseis, et ma nüüd ennustan selles match-upis ise, ma ütlen kohe algal ära Philly võitma 4-3. Puhtalt selle pärast, kui ma oleks võib-olla pidanud ennustuse tegema 3. veeranda ja lõpuks esimesel mängul, siis ma oleks võib-olla öelnud, et Hawks võtab selle 4-2. Hawks tundus väga-väga hea, täpselt nad tundusid, nagu nad tundusid Knicksi vastu, et Phillyl ei ole väga varianti. Philly ei olnud nüüd kaitses super kehva, lihtsalt Hawksi mehed tegid ära 3 kukuvad, palju on viskajaid, super hea ründe. Tegelikult tahangi jõuda 3 juurde, et Atlanta esimeses mängus viskas ligi 60% visetest oli 3 tagant ja esimesel 3 veerandajal nendest 60% visetest 60% kukkusid. Ehk siis sellest nende esimese 3 veerandaja 3% oli ligi 60, mis on suhteliselt võimatu, ütleme, hoida terve seeria. Sellist tabavust on nagunii ei eelda. Aga kas seda on võimalik tegelikult nagu 4 mängus näidata? 1 on juba tegelikult näidatud, 3 on veel jäänud. Sul on veel mängida. Sa pea isegi võib-olla täpselt sama näitama, et Phillyl on oma piirangud ees. Aga me nägime, kui võimas on Philadelphia viimase veeranda, kui on vaja. Kui on vaja selles suhtes, et sõbraga veel nüüd koos ei vaadanud mängu, aga siin interneti vahendusel rääkisime samal ajal ja üks küsisin, et mängu vaatad, et mis siin vaadata 14 punkti vahet, mõtlesin, anna võimalus, läheb põnevaks ja oi kui põnevaks see mängu lõpp läks seal, kuidas lõpuks Huerteri sööt, mis küll räägiti telekommentaatorite poolt, Hubi vist ütles ka, et oi super hea sööt ja kõike muud välja, siis tegelikult ikka vedas 100-ga, et see sööt kohale läks. Põhimõtteliselt, kui see ei oleks olnud Embiid seal keskväljaku joonel, oleks olnud ükskõik, mis mängija, kellel oleks natukenegi sellist kiirendamisvõimalust, oleks see pall ära võetud. Ben Simmons oleks see pall vahelt võetud ja oleks olnud väga-väga halb olukord ja see, et Atlanta suutis lõpu nii ära anda, on ainus põhjus, miks ma ütlen praegu, et kuigi ma arvan, et paberil Philly on natuke tugevam ja Philly mängis kehvasti, Philly rollimängijatel ei kukkunud pall üldse. Embiid, kuigi väidetav vigastus, mängis nagu vigastust ei oleks, mängis super hästi välja enda rolli, kaitses võib-olla ei pannud niimoodi teda tähele nagu varem, aga ründes kindlasti, et ei tundunud, et tal oleks põlvega mingi aga Embiidi roll kaitses on tegelikult ülioluline. See, kuidas vaadates per 100 possession, kuidas tegelikult pluss-miinused liiguvad üles-alla, kui Embiid on platsil, isegi kui tegelikult teine nelik on platsil, kui on isegi Curry, Simmons ja Harris pluss siis veel Green on platsil, ilma Embiidita asendades selle kas või Howardiga, siis need numbrid on tegelikult meeletult erinevad. Ja Embiid on väga suur. Phillyl on oma probleemid, just mainisid Howardit, et kui me toome Howardi platsile, põhimõtteliselt Simmonsiga koos mängida ei saa, meil on 2 mängijat, kes absoluutselt ei loobi peale. Kes ei suuda visata. Et Hawksi küsimärk siin match-upis on 3, kui 3 kukuvad kõikides mängudes, mis ei ole võimatu. Hawks on super hästi mängima saadud, kui Bogdan paneb enda visked ära, kui Capela võtab enda lauad ilusti seal. Capela on muide väga hea maadleja ka Embiidi vastu, väga siuke ta on piisavalt atleetlik ja kaitses head küll. John Collins on väga kiire selline väga pigem ebamugav, just täpselt. Ja väga hea käega isegi joone tagant tegelikult suudab avada väga hästi mängu ja lõhkuda tegelikult sellist Philly kaitse ülesehitust väga ilusti. Täpselt, ja kui meil on Kevin Huerteri laadsed vennad, kes panevad 10 punkti mängus ikkagi sul ära ilusti siin Lou Williams, praegu küll alla 10 play-offidis on ütleme top 10 sul ära, sul on nii palju skoorimist ja sul on okei kaitse. Trae Youngi, Philly ei ründanud nagu Trae Youngi ma arvast väga hullult. Nad ei oskagi, võib-olla ongi neile sobib tegelikult, et neil sobib selline Simmonsi match-up võib-olla Trae Youngile väga hästi, et Simmonsiga kaitses suhteliselt tegelikult ebamugav vastane. Aga esimesel poolel ei tulnud üldse, et oleks mingid probleemid Trae Youngil ükskõik kellega ausalt öeldes, kui tema mängu vaadata, nagu, et vahet ei ole, põhimõtteliselt oligi siuke tunne, nagu vaataks kas Steph Curryt mängimas või siis Hardenit, et vahet ei ole, või siis Lukat juba täna võib öelda. Kui ta tuleb üle, ta tahab seda skoori teha, ta teeb selle skoori ära, sul ei ole vahet, kuidas kaitstakse ükskõik kui ebamugav või ta tõmbab halvemal juhul endale vea ja saab 2 vabaviset. Et Trae tundub pidurdamatu, paberil Philly on ikkagi parem, tahaks loota, et Doc Rivers on ikkagi väga kogenud väga suure play-offi kogemusega treener ka ikkagi ja ma usun, et nad suudavad ennast kokku võtta ja enda paremuse lõpuks maksma panna, nagu nad peaaegu oleks esimese mängu lõpus juba teinud. Hawks näitas, et nad ei ole 100% võib-olla valmis kõige kõrgemale kohta minema selle mängu lõpuga minu silmis.
ja, aga see on ainult üks mängu lõpp ja mäng võideti tegelikult, et selles mõttes, et see kivi kukkus nagu õnneks kapsajast. Vahe oli ka väga suur, et taha, mis see oli, 1,5 minutit, ma ei julge isegi, ma ei mäleta täpselt palju see lõpuni oli. Ma ütlen umbes peas, et see oli umbes 4 minutit enne lõppu oli umbes 14 punkti vahe. See on see koht, kus sa ikka peaksid nagu kindlasti hoidma, mängima palli, no muidugi Treisel ka jalutas enda koeraga rahulikult, väga kaua hoidis, aga no eks nad läkski rütt käest ära tänu sellele, et nad jäidki nagu hoidma seda seisu. Philly ei mänginud mu arust head mängu ja nad jõudsid väga lähedale võitmisele, nii et ma usun, et Philly on ikkagi lõppkokkuvõttes parem ja ma ennustan, et nad lähevad edasi 4-3. Ma tahaks öelda, et läheb edasi tegelikult Atlanta. Mulle meeldiks rohkem, kui läheks edasi Atlanta, aga ma arvan, et otsustavalt 7. mängus Philly suudab ennast rohkem kokku võtta ja seal on aga ma loodan, et ma eksin. Nii palju võin öelda. Mis on sinu ennustus? Ma tegelikult ennustasin siin kui sina panid 4-3, siis mina ennustan selle mängu või selle siis paari võiteks ikka Philadelphiat ja ma arvan, et järgmistes mängudes ei anta nii palju ruumi, ei anta nii palju tegutsemislusti, nii palju viskid ei kuku ja järgmisest see oli nagu esimese 3 veerandajaga oli see oli lausa nagu müstilised numbrid, ma vaatasin ise samamoodi ja pööritasin. Jah, et aga kukkus ja ma arvan, et siin kasutatakse natuke rohkem võib-olla Taibulli just sellise personaalse kaitse jaoks. Ta on selline hästi ebamugav, kindlasti enamus korvpallifänne, kes on natukenegi, ütleme, vaadanud Philadelphia mänge teavad, kes on Mattias Taibul ja millise mängustiiliga, kellelt võib-olla ei eeldatagi nii palju skooringut, aga just selline man lock, kes saab tegelikult nagu personaalselt kattagi. Tal ei ole nagu probleemi sellega, et ta teeks trae vastu vigu, sest ta võib neid teha. Tema eeldus ei olegi nagu, või tema eeldus ei olegi see, et ta skoorib täna õhtul 20 punkti, vaid tema nagu point platsile panna on see, et ta võtaks isu ära ja ta tegelikult oskab ära võtta isu. Me oleme tegelikult nagu näinud läbi põhijõue, kuidas ta suudab, ütleme, kõige nimekamatelt mängumeestel nagu takkes küljes istuda terve see, ma ei ütlegi, et ta mängib 40 minutit, et ta jookseb traega kõik see 40 minutit kaasa. Aga kui ta saab isegi 15, 18, 20 isegi, ma arvan, et ta suudab teha nagu piisavalt, ütleme, vastikuks ennast. Meil on jälle, kui on platsil Howard näiteks, kui meil on Thibault, tegelikult Thibaultil 3 on olemas. See lihtsalt need ei kukkunud väga hästi eelmine mäng. See on ekstra boonus tegelikult, kui ta lihtsalt suudab tegelikult ka visata ennast. Aga ei saa panna lõpmatuseni kaitseid platsile. Keegi peab skoorida. Ja, aga ma usun, et see scoring rolli võtab üles Tobias Harris tegelikult, kes esimeses ringis näitas Washingtoni vastu, et kui Embiid on puudu, suudab ta tegelikult kanda Philadelphia skoorimise mõttes. Ta on väga hea skoorija, enda rollis eriti nüüd, kui ta teab kindlalt, mis rolli ta mängib. On nagu kõik. No mees saab ka palju raha selle eest, et olla sellises rollis vaata ja ta on selle omaks võtnud, ta mängib hästi Washingtoni vastu 25 punkti, ma arvan, et see on piisavalt head numbrid, ei saa küll võrrelda muidugi Washingtoni eesliini, Atlanta eesliiniga, need on totaalselt täiesti erinevad liinid ja nagu sa mainisid, tegelikult on John Collins väga hea kaitse, Capella väga hea kaitse, et võib-olla nad otseselt ei satu just Harris katma väga tihti, John Collins muidugi rohkem, aga Harris teeb enda punktid ära. Minu jaoks on tegelikult kõige suurem küsimus Sixersi seisukoha peal just see, kuidas Ben Simmons suudab visata vabaviskeid. Ja esimese ringi vabaviske protsent või ütleme kasvu kokkuvõttes siiamaani läbi nende mängude, kus on mänginud vabaviske protsent 35 play-offides. Ja selle pealt vastuvõetamatu täiesti. Selle pealt ei ole võimalik, ma ütlen, on võimalik sellest ringist läbi minna. Aga kui sul on tasavägised mängud, selline lõpp on probleem, häkitakse lihtsalt Simmons ära ja ongi kõik. Et samast nagu ühel pool kaitses on ta nagu ülihea asendamatu, teisel pool rünnakul on ta nii haavatav veel, et halval päeval tegelikult ei saa kui hea kaitse suudaks tema peale lihtsalt palli panna, no samast drive'ida ta kõike mõistab, aga kui lihtsalt suruda teda viskeid võtma. Statistiliselt on ta ju ülihea olnud, keskmiselt ju ligi 3 duubel, 17 punkti, 10 lauapalli, 9 söötu, stiilid on olemas kaitses, me kõik teame, kui head on. Kui me vaatame need numbrid, panemegi scoring numbrid kõrvuti lõpuks, ütleme isegi sel juhul, kui meil paneb paremuselt teine mees, ütleme, et Tobias Harris peab panema 25, kui Embiid ei peaks panema 40, ütleme Embiid 30, Harris 25, paneme sinna 15 juurde. No ütleme Simmons teeb 15, Green ütleme ka sinna 10-12. Aga siis ongi meil vaja, et juba hakkaks Green ja Curry hakkaksid panema 10+ mänge stabiilselt, mis ei ole igapäevapäevane juhtus. Curry puhul võib-olla on, Greeni puhul võib-olla mitte nii väga, et Taibul peaks veel mõne sopsama ja tegelikult saabki juba meie selline 8-meheline nimekiri täis. Aga kõik, keda me nimetasime, on ka väga head kaitsed järjest, et ma usun, et Philly lõpuks võtab ära selle, aga ma arvan, et Atlantal on väga korralik šanss ja see, et ma siia Philly panen, ma loodan, et ma kahetsen seda. Kuigi ma tegelikult tunnistan,
et peale seda, kui 1. märts treener Lloyd Pierce lahti lasti Atlanta Hawksil ja nende rekord oli 14 kaotust, 20 või 14 võitu, 20 kaotust ja võeti siis tegelikult asemele sealt samast enda treenerite süsteemist Nate McMillan, oli nende protsent, et nad saavad play-off'i 14%, et kui keegi oleks tahtnud raha panna selle peale, et üldse Atlanta jõuab play-off'i, siis see oleks nagu ülimagus olnud ja nüüd täna me tegelikult räägime sellest, et Atlanta võib jõuda konverentsi finaali. Ma näen, et see, kuidas on nagu Nate McMillan saanud asja käima, kuidas asi toimib, kuidas nagu meeste rollid on kergelt muutunud, aga samas on leitud nagu nii loogilised lahendused, kas või see, kuidas tegelikult tuli DeAndre Hunter tuli tagasi ja pani tegelikult meie kõige suure üllatuseks Julius Randle'i lukku niimoodi, et meest ei olnud näinudki üldse, kes tegelikult oli ju, et meist põhiliselt ei nähtuki terve play-off'i, või kas viimases mängus äkki natukene suutis Randle nagu mõtled. Jah, Randle'it mõtlen, jah. Teda oli nagu selles suhtes näha, ma vaatasin neid mänge. Aga ei olnud nii domineeriv, ei ole selline aga nagu ta nagu... viskid ei kukkunud. Mõni üksik tuli selline... Ma ei näinud seda, et oli All-Star. Üks moment oli, kus ta pani selle veerandi lõpus sellise ilusa kolmese pani ära. No, aga see on episoodiliselt, et sul oli nagu aega tegelikult nagu seda venitada. Üks moment on vähe. Et mul on nagu, mul selle koha peal nagu tulen jälle selle Hunteri juurde tagasi, kus me siin juba paar saadet tagasi rääkisime Hunteri võimekusest ja sellest, kui hea on Atlanta Hawks siis, kui Hunter on platsi peal. No, kui hea nad olid ka siis esimene Philly vastu, kui ta ei olnud platsi peal, ta ju ei mänginud esimene mäng. Et tundub, et Atlanta on ka temata võimeline võitma, aga mis su ennustus on? Ma ikkagi arvan, et läheb esimese asetusega meeskond edasi 4-2 ja Egertilt siis 4-3, nii et vaatame põnevalt. Ma näen, et Atlantal on võimalusi siin, kui hästi kukub, on muidugi kõigil tänases faasis juba kõigil võimalusi, nii et aga nii tasavägised meeskonnad ikkagi mingi aga ma usun, et Atlanta oleks sobilikum vastane järgmise paari võitjale. Kelleks on Nets? No liigume edasi, mina arvasin, et... Jah, sul on ilus Milwaukee, siin on Giannise Hardeni vastasseis ilusti laua taga, mida me kahjuks ei ole küll näinud rohkem kui siin mõned loetud sekundid mängu algusest praktiliselt esimese palli valdamisega, siis Harden tundis reie taga lihases mingit venitust, see on tal olnud ka varem kahjuks, ka Rocketsi ridades selline olukord. Hea uudis ei ole, tulingi selle tõttu siis Hardeni pusaga toetuseks ilusti, et loodan, et ta tuleb see seeria tagasi, tõenäoliselt mitte kui vaja ei ole just meeletult. Ma arvan, et kui juures selles seerias Bucksi vastu on nagu see on nagu üks seeria, kus Hardeni kohalolek võib-olla ei olegi nii vajalik. Et no näeme veel, ütleme sellega ära, et täna öösel just mängiti teine mäng ja Netsis juhib tegelikult 2-0, aga minnakse nüüd üle Milwaukee'sse. Milwaukee on suhteliselt hea kodumeeskond, nagu tegelikult enamus see üle länd. No see ongi see, et tegelikult ei saa nagu muud moodi öelda, et Nets oli selgelt parem meeskond mõlemad mängud, nagu selgelt pika puuga igatepidi parem. Mis peab muutuma? Bucksi jaoks on see, et kolmesed peavad hakkama kukkuma, visked peavad hakkama kukkuma. Giannis ju tegi tegelikult oma numbrid ka ära. Jah, aga see kuidagi nagu ei kajastunud resultaadis, kui sa vaatad tervikuna, et minu jaoks ongi tegelikult kogu selle match-upi kõige olulisemaks sõnaks see, et kuidas Mike Budenholzer suudab panna nende oma meeskonna atleetlikkuse ja suuruse maksva. Ja kuidas ta suudab siis, ütleme, KD Hardenit võib-olla täna siis Mannigi Irvingi vastu panna Giannise, kes on meeletult atleetlik, meeletult suur. Aga sa otseselt ei saagi ju Giannisega pidurdada, et selles suhtes, et millal tegi Kyrie tegi enda kõige suurema vigastuse siis, kui ta oli Jeff Teague'i vastu. Teague sai minuteid, Teague ei tohiks minuteid saada. Me rääkisime, et ta võib olla korraliku play-offi kogemusega mees siit Atlantast ja kõik. See, mis me praegu näinud oleme, on see, et Jeff Teague ei tohiks saada play-offis minuteid kahjuks. Nii kurb, kui see ka ei ole, et Budenholzer peab enda sellest probleemist üle saama selle koha pealt, et ta ei mängita 28 minutit mängijaid. Mängita staare 44 siis. Aga seal oligi viga see, et starter Tonte sai vigastada ja selle koha peal on vaja leida. Nad asendasid teda küll Cunninghamiga, aga see vist ei ole nii loogiline, nii läbi mängitud, ütleme, seanss, et kui ütleme, aga põhiraskust ikkagi tegelikult kannavad Middleton, Holiday. Ma usun, et Brook Lopezi roll saab selles seeres olema suurem kui võib-olla esimeses. Brook Lopez võikski nagu kuidas on nagu, natuke on näha praegu, et ta ei ole piisavalt hea, aga ta peaks kolmeseid võtma rohkem. Võib-olla ei ole mängitatud terve aasta tema peale nii palju, kui nagu ütleme vanasti. Tegemist on ju väga korraliku skoori, aga me kõik mäletame Netsi päevilt isegi, kus Brook tegi ka 20-ga. Lakersi päevilt pärast, mida ta tegi
väga kehvad mängud muidugi. Aga mõtle nagu üleüldine siuke scoring oskus on tal olemas ju, et selline võib-olla oskus, ma usun, niisugusel mehel ära, tema roll on muutunud natukene, teda on viidud natukene kaugemale korvist, ei ole enam sellise sentriga, nüüd ütleme siin aastaid tagasi juba, aga väga modernne senter ikkagi. Esimeses kahes mängus tegelikult ei olnud KD-l kellegigi teisega probleeme kui PJ Tuckeriga, kes oli väga ebamugav. Kolmandaks veerandiks ta sai 3 viga täis, istus pingile, tuli mängu tagasi ja lõpetaski kusjuures 28 minutit mängis ja lõpetaski 3 veaga, super näide täpselt. Ma saan aru, et on 3 viga täis, ollakse ettevaatlikud ja kõike muud, eks ole, aga pole enam tagasi jäta platsile, las ta mängib 3 veaga, ta on tark mängija, las ta proovib vähemalt, et see on ainus mees, kes nagu üritas, kes segas KD tegelikult. KD pani ära enda visked, aga need olid rasked visked vähemalt nagu. Jah, aga teeb oskuse juures ongi raske. Sa peadki arvestama, kui ta sellega selles suhtes palliga on, et sa paned ta tegema võimalikult ebamugavat viset, see, et ta selle ära paneb, ei ole sinu süü. Jah, et suunata teda tegema seda kõige madalama protsendiga viset. Selgelt PJ Tucker on kõige parem KD kaitse praegu, kuigi KD on pikem ja no aga Tucker on piisavalt suurem kogukas, ta on piisavalt kiire tegelikult, et suuta. Hea selle instinktiga ka, et see suudab läbi hammustada, teab, mida ta tahab teha ja lihtsalt väga hea kaitsemängija, aga jällegi Budenholzerilt Morst väga vale otsus. Et see oli esimene mäng siis, kui ei olnud selles suhtes eilne mäng, ma saan aru, nagu see oli juba läbi, eks ole. Aga see oli esimene mäng, kui see oli mäng tasavägine sellel ajal veel. Et Bobby Portisega sa väga ei asenda teda ja pingi pealt väga pole tegelikult enam isegi Paksil kedagi tuua. Lopes võeti vigadega välja teisel veerandajal kohe algul, samamoodi nagu, et lõpuks mängis 28 minutit ja lõpetaski vist 2 veaga esimese mängu. Et kui sa tahad nagu võita Paksi poole pealt, siis sa pead selgelt nagu riskima rohkem. Nets on niivõrd palju parem meeskond, et see, et ma annan Paksile 2 võitusid, näitab lihtsalt puhtalt seda, et ma arvan, et Giannise ja Chris Middleton ja Jrue Holiday kombo on piisavalt hea, et võtta väga enesekindlalt Netsilt 2 mängu ära kodus. Ja mina lähen ikka roheliseks, nagu mul on siin viimasel ajal kombeks ja mina ütlen, et Paks võtab selle seeria ära. Esimese 2 mängu. Ka esimese 2 mängu valguses. Esimese 2 mängu olid sellised kerged tööõnnetused. Liigud me edasi tegelikult. Nüüd lähme Milwaukee'sse. Arvad, et on nagu Clippersi Mavsi seeria nagu sarnane olukord? Ma ei saa öelda, et nüüd täpselt sarnane tuleb. Pakun, et see on oluliselt raskem tegelikult Paksi jaoks. See ei ole nii kerge, aga suured nagu muutused on tegelikult Hardeniga seoses. Kui ikka Hardeniga lainab või ilma Hardenita lainab ja kui sa tegelikult saad mängida ja ütleme, kõik tegelikult Milwaukee fännid loodavad, et nad saavad mängida ilma Hardenita Netsi vastu, siis seal on võimalused väikesed. Aga ma usun, et piisavad, et minna siit edasi. Et siiski tulen tegelikult selle juurde, et Harden, Durant ja Irving on koos mänginud nii vähe. Nad on mänginud tegelikult, kas põhjol ainult 8 mängu saadis kokku mängida. Nende suureks, ütleme siis, suureks kiituseks võib öelda, et neil oli match-up Bostoniga, kus nad said tegelikult veel ühe selle ekstra mängu veel, sinu selle daatumi 50 punkti mängu said veel harjutada, mis tõi tegelikult neile ja ütleme veel sellist ekstra kokku mängu. Aga nüüd, kus Harden on uuesti väljas? Harden on samas ajalooliselt kehva olnud Paksi vastu, sest Hardenile ei sobi absoluutselt see Paksi kaitse, et ma ei usu, et Hardeni eemalolek, ma arvan, et iga teise meeskonna vastu on see kahju palju suurem, kui see on Paksi vastu. Et Paksi vastu pigem nagu saadakse hakkama, mida on ka seni 2 mängu tõestatud, sest need mängud ei ole olnud, nagu teine mäng ei olnud isegi lähedal. Esimene mäng lõpus ka ei olnud väga, oli selge võit. Ja teine mäng oli ikka täiesti üks meeskond pika puuga üle. Sellist visketabamust iga päev muidugi ei oota, võõral platsil ka ei oota, kõike muud. Jada, Paks võtab 2 mängu ära. Ma pakun, et sealt tuleb juurde ja kui ma ennustan 4-3, siis ma arvan, et järgmisest 5 mängust 4 võidab Paks ja see üks õnnetu mäng, mille siis tegelikult Nets veel suudab võtta, on nende sama enda koduväljaku mäng, nii et ma usun, et järgmised mängud kõik võidavad kodus ära, kuni siis Game 7-ini. Sa oled väga lahke, et kui sa selles saates võitsid mind punktidega, siis järgmiseks saateks sa lihtsalt annad mulle neid punkte, et võta, ma ei soovi ja ma ei näe mitte kuidagi, et Paksid võidab. Ma tegelikult arvan, et ma ei saa öelda, et see on selge võit. Nagu ma mõnes teises paaris pakuksin, nagu ma ütleme siin see ida teises paaris pakun tegelikult. Ma isegi ütlen, et Atlantal on võimalus, aga Sixers läheb üle. Siin tegelikult Netsi hetkeseis on nii hea, et tegelikult on väga raske pakkuda tegelikult nagu Paksile. Aga kui me oleksime nagu teinud seda ennustust ennem seda seeria algust, siis ma oleksin pannud Paksile selle võidu. Ja teades veel tegelikult, et Harden on väljas, et nii palju on nagu õnne
kui saab seda öelda Paxi poole pealt, just selle, ma tulen tagasi selle Hardeni juurde, see on selle match-up'i A ja O sõna tegelikult, et nii kaua kui teda pole, on võimalik. Koos Hardeniga ma arvan, et ei oleks võimalik. Ma olen nõus, sinule siis praegu... Ma panen 4-3 Paxile, ma arvan, et ma pidin nii minema, sest lihtsalt puhtast usust, et see aasta on Milwaukee aasta. Võtamegi tänase saate kokku. Ma tulen veel võib-olla selle juurde tagasi, et selle aasta alles jäänud meeskonnad on tegelikult väga põnevad, et kui sa vaatad, kes on nendest viimati tiitli võitnud, siis need meeskonnad, kes on tegelikult alles jäänud, neid polegi enam domineerivad meeskond olnud viimase 10 aastate jooksul juba. Mis on väga hea NBA-le. Jah, et kogu sellise, ütleme, laia taseme fännlusele tegelikult väga viimane, kes tegelikult võitis, oli Philadelphia ja aasta oli, Viktoriini küsimus, mis aasta Philadelphia võitis? 1983. Pakkusin peast, ei lugenud maha otse siit konspektist endale. Siis sa tead seda juba. Aga enne seda, kus oli Milwaukee Bucks veel, nii et ma võin ka selle peast öelda, kui sa soovid, 1971. Nii, ja kui sa mõtled selle peale, see oli ju ligi 50 aastat tagasi tegelikult oli Bucksi selline viimane suur triumf ja mis teeb nagu eriti põnevaks, võitjad polegi enam palju alles jäänud. Üks võitja veel, kes tegelikult on võitnud kogu sellest kompotist veel kunagi tiitli. Peast pakun, et Hawks aastal 1958. Jah, nii täpselt oligi. Ja ülejäänud siis tegelikult nii Clippers kui ka meie siis lemmikud, ütleme Nets, Nuggets, Suns ja Jazz pole keegi kunagi võitud, mis teeb võib-olla seris selle aasta väga selliseks eriseks ja integreerivaks. Võiks tulla uus meeskond klubisse juurde küll. Ma usun, et tuleb finaal. Tõenäoliselt tulebki. Ma usun, et tuleb finaal kahe meeskonna vahel, kes pole kunagi kumbki võitnud tegelikult. Ja see oli siis väikene vihje jälle selle jaoks, et kes tuleb finals MVP jaoks, et võita siis meie kena auhinda, mis on siis jälle, kes on siis Kalev välja pannud. Ja Maurice Kempi mängusärk. Ja, räägi natuke pikemalt. See oli hästi ilus särk, oli mu tegelikult meeldis ja omades oli Kempi nimega veel tegelikult sellist ajaloolist side veel, et olin mina siis selle põlvkonna inimene, kellele väga Michael Jordan ei meeldinud ja tulin noorema generatsiooniga peale ja olin siis Peytoni ja Sean Kempi suur... See on tiba teine Kemp. Jaa, aga Kemp, mulle see nimi lõi kohe nii nagu suur emotsiooni, et mulle tegelikult ma kohe mõtlesin, ma ei ole kindel, kas seal mingit suurlik sidet on, aga ma usun, et tegemist on võrdlemisi levinud perekonna nimega. Aga et seda särki endale võita, tuleb siis kommenteerida, kes võidab teie arust Finals MVP. Seda võib siis teha kuni finaalide alguseni ja pärast Finals MVP selgumist loosime kõikide õigesti vastanute vahel välja selle särgi, kommenteerida saate meie grupi postituse alla podcastis või siis YouTube'i kommentaaridesse. Ja tänases saates, ma arvan, sai väga palju vihjeid, kes võiks olla MVP. Ma usun, et kõik korvpallisõbrad teavad isegi tegelikult juba, keda nad väga tahaksid näha ja keda nad sooviksid pakkuda sinna poole, aga palju põnevaid tegelikult match-up'e, palju põnevaid seise. Ma usun, et tuleme jälle tagasi, kui on... Ma arvan, finaalid ajaks ehk jõuame tagasi, et siin lähitulevikus kahjuks väga võimalust ei ole, aga küll me leiame selle momendi. Et jah, vaatame siis üle, kuidas on läinud, teeme siis kerged kiired ennustuse kokkuvõtted ja... Särgi võite selgub siis pärast finaale. Jah, ja on. Kõik ilusad, soovin siit poolt ilusat suveilma, palju sportlikke elamusi, nii korvpallisid kui ka tegelikult jalgpalli suur. Soovitan ka vaadata, need on mõnusal päevasel ajal, et suur põnevus on tegelikult siis sportlikul lainel terve suvi pakkumas, nii et ja NBA finaalid veel siin kestavad mitmed nädalaid, neid play-offi match-upid siis, nii et jah. Finaalid on juulis meil, nii et selleks jõuame küll. Aga kõik ilusad. Nägemist.